Võib-olla me peaks selle Jakub Purda lause uuesti nagu võtma lauale panema ja küsima, et mida see tähendab täna 21. sajandi teise kümnendi keskel, et Eesti on suur vaimult. Mida see tähendab? Kuidas me selle defineerime? Ja kui me selle suudaks ära teha, siis ma arvan, et meil oleks jälle, millega edasi nagu joosta seda jooksu. Et praegult nagu tundub hästi, et me päris täpselt ei tea, mille nimel me siin ennast kaitseme, mille nimel me pingutame, mille nimel me ka olema valmis kannatama. Aga ma pean silmas just ka seda polariseerumist nagu laiemas plaanis, et kuidas nagu ka neid erinevaid ühiskonna aladel olevaid inimeste gruppe, ühiskonnagruppe, kuidas me suudaksime neid paremini ühendada ja mul on väga olnud sümpaatne nende inimeste hääl, kes on öelnud, et me peaksime rohkem pingutama selle nimel. Mitte, et see lihtne oleks. Kahtlemata see ei ole lihtne. Ühendada erinevate veendumustega inimesi. See hakkas pihta ikkagi väga palju ka COVIDist ja võimendus sealt pealt, eks ole, see vastandumine, ja ikkagi nii tugev vastandumine nagu, et ainult õige vale kategooriad tulid nagu välja. Ja ikkagi teist seisukohta esindavaid inimesi kohati peeti ikkagi kurjuse kehastusteks. Ja kohati seda on veel siiamaani tunda. Ja selles plaanis ma arvan, et siin on meil ikkagi suur töö ära teha, kirikul oleks potentsiaali siin kahtlemata panustada, sest et päeva lõpuks kirikutes ju kogunevad erinevate maailmavaadetega, erinevate parteiliste kuuluvustega inimesed, eks ole, pühapäeviti, kes käivad kirikus muidugi. Aga ütleme, suurem osa ühiskonnast ju ei käi ja võib-olla nende jaoks ei paista kirik olevat midagi, mis saab ühendada inimesi. Kas Eesti kirikus tõesti käivad koos liberaalid ja konservatiivid või? Ma arvan küll, et käivad, jah. Te oled ise piiskop olnud Nelipühis? Nelipühi kirikus, jah, ütleme meie võib-olla seda liberaalset ja konservatiivset niisugust jaotust nii tugevalt ei taju. Aga ütleme laiemalt, kui vaadata Eesti kirikute maastikku, siis minu arvates neid erinevaid vaateid on tegelikult igas kirikus. Erinevate teemade suhtes. See küsimus ei ole ainult abielu ja nii-öelda armastusega seotud teemad. Selleks võib olla näiteks alkoholi tarbimine, mingisugused muud eluhoiakud. Ja selles plaanis ma arvan, et neid inimesi on erinevates kirikutes igal pool. Ja ma arvan, et kirikutes saadakse sellega nagu väga hästi hakkama. Aga Eesti inimesed jällegi niimoodi, kui üldistada ei saa jälle kirikuga hästi hakkama. Jah, see on tõsi. Ja ma olen selle peale palju mõelnud. Eesti tegelikult rahvuslik identiteet, meie üldse eestlaseks olemise uhkus, on ju pärit 18. ja 19. sajandi hernuutlikust vennaste liikumisest paljuski. Nemad, saksa vennad, tulid Eestisse, õppisid ära eesti keele, avasid vennaste palvamaju, alustasid erinevaid koole ja teiselt poolt, mis nad tegid veel, oli, et nad alustasid laulukooridega. Puhtalt sellest nagu juurest on kujunenud välja Eesti rahvuse üks peasündmus laulupidu. Esimene laulupidu oli ainult põhiliselt vaimulik laulupidu. Ja sealt edasi, selles võtmes mina ei ole seda meelt, et me peame hakkama vägisi inimesi, ma ei tea, kristlaseks tegema või kirikusse kuidagi suunama. Ikkagi see peab kasvama nagu altpoolt või seespoolt. Et selles mõttes, aga ikkagi laiemas vaates nagu ka selle kristliku tausta või selle, kust me tuleme, selle tunnustamine. Eks ole, see ei tähenda kohe, et kõik saavad siis kristlasteks täna, aga selle tunnustamine, mis nagu on olnud ja mis on meid teinud selleks, kes me täna oleme. Minu jaoks laulupidu on täiesti religioosne sündmus. Ilma, et seal oleks otseselt nii-öelda võib-olla sellist kiriklikku liturgiat, aga see on laulupeo liturgia. Ja see ülesehitus ja see kogemus, mida me eestlasena sealt saame, on midagi sarnast, mida kristlane või usklik inimene saab kirikust, kui ta läheb sinna. See on see Jumala kogemus, see on see kohtumine üleloomulikuga ja see annab uskumatu jõu. Me ju ütleme, et iga 4 aasta tagant me vajame niisugust
puust uuesti. Ja tegelikult see on, mida usklik inimene saab kirikust või kogudusest, kus ta käib, siis mingi regulaarsusega. Ja selles suhtes laulud, kõned, kõik see kuulub laulupeo juurde ja see on väga sarnane ka koguduse jumalateenistuse ülesehitusele. Nii et selles osas ikkagi ka see kriis kui niisugune, see võib olla milline iganes. Mina leian, et kõige rohkem sõltub sellest, mis meist saab. Sõltub sellest, mis toimub meie sees. Kuidas me nendele välistele teguritele, ka kriisidele, mis meie ümber on, kuidas me sisemiselt reageerime. Ja mis on meie sees? Me reageerime ju nii, mis meie sees on, millised hoiakud, eks ole. Ja selles suhtes midagi ei ole teha. Ikkagi see eestlaseks olemise identiteet on nagu väga-väga oluline. Ja kus me tuleme ühelt poolt, aga teiselt poolt ka kuhu me tahame minna. Eks ole, et siin on räägitud Eesti visioonist, mille nimel Eesti läheb järgmisele 100 aastale vastu. Minu jaoks on see väga huvitav teema. Selles mõttes, et ma leian, et ikkagi meil ei ole päris seda selgelt sõnastatud. Meil ei ole päris selgelt aru saama, et mis tõmbab meid kokku. Jah, põhiseaduse preambulas me ütleme, et see on eesti keele ja kultuuri säilimine, kahtlemata. Selle eest mina olen valmis olema Eesti Kaitseväe ohvitser ja selle eest seisma. Me oleme vaba riik, vaba, ma mõtlen selles mõttes vaba ühiskond, suveräänne riik, kuulume küll erinevatesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, aga täna ikkagi meie saame otsustada, kuhu me kuulume või kuhu me ei kuulu. Seda ei võta meilt keegi. Ja selles mõttes minu jaoks on Eesti vaba, kuigi mõned hääled ütlevad, et Eesti ei ole enam vaba ja keegi teine valitseb ja dikteerib meid. Ma ei ole nendega nõus. Ja selles plaanis ka Eesti ikkagi nagu selline tulevik, mis meid ees ootab, mina leian ka, et hästi oluline on haridus, haritus, tarkus. 40% umbes eestimaalastest omavad kõrgharidust. See on juba päris hea potentsiaal. Mis väga huvitav oli minu jaoks ka kuulda, hiljuti väga palju tähelepanu sai Kanada peaminister, kes tõi välja niisuguse termini nagu keskmised riigid. Eks ole, ja siis on muidugi suured riigid, nagu me teame. Aga me ei ole üldse rääkinud väikeriikidest. Ja mina arvan, et väikeriikidena me võiksime koonduda praegult palju rohkem. Ja miks meil ei võiks olla selline väikeriikide nii-öelda resilience, vastupidavuse mingisugune niisugune kontseptsioon, arusaamine, võib-olla uurimisinstituut, midagi sellist, kuidas me sellises ebamäärases rahvusvahelises olukorras suudame väikeste riikidena ennast kehtestada, oma hääle kuuldavaks teha, sest meie väiksus ühendab meid. Ja selles plaanis ma näen küll, et Eestil on väga palju tulevikku, meil on väga palju tarku inimesi. Ja me praegu oleme võib-olla natuke olnud hajali erinevate asjadega ja kuidagi natukene liiga palju võitleme üksteisega. Me peaksime rohkem koondama oma jõud nagu ühe teraviku taha, üheskoos. Ja see sünergia ikkagi tekibki erinevustest, et see sünergia ei teki samataolistest mõtetest, vaid see tekibki erinevatest mõtetest ja selle tulemusena võib tekkida üks uus momentum, mis kannab meid edasi väga kaugele. Mõned väikeriigid on ju maailmas just nimelt teaduspõhiselt teinud ju väga palju, nagu, kuidas öelda siis, omale nime. Võtame siin näiteks Iisrael, võtame Šveits, võtame Singapur. Eks ole, ja need väiksed riigid on näidanud, et on võimalik, isegi siis, kui sa ei ole rahvuselt suur, on võimalik palju ära teha. Ja Jakob Purt ütles ju 19. sajandi teises pooles nagu kuldse lause, et isegi kui me ei saa suureks rahvaarvult, meil on võimalik saada suureks vaimult. Ja ma arvan just nimelt see, mis meie sees on. Et kuidagi nagu, et see saaks niisuguse uue hingamise ja rahvana ka me leiaks nagu selle ülesse. See oleks oluline. Et see võiks olla see 100 aasta plaan siis? Olla suured vaimult. Suurimad, või isegi ütleksin, kui juba plaani teha, siis ikkagi superlatiivis. Number 1 maailmas, vaimult. Isegi, ja ma mõtlen lausa niimoodi, et võib-olla me peaks selle Jakob Purda lause uuesti nagu võtma lauale panema ja küsima, et mida see tähendab täna 21. sajandi teise kümnendi keskel, et Eesti on suur vaimult.
mida see tähendab, kuidas me selle defineerime. Ja kui me selle suudaks ära teha, siis ma arvan, et meil oleks jälle, millega edasi nagu joosta, seda jooksu. Et praegult nagu tundub hästi, et me päris täpselt ei tea, mille nimel me siin ennast kaitseme, mille nimel me pingutame, mille nimel me ka oleme valmis kannatama. Me 90ndate alguses ütlesime, et me oleme valmis sööma ju kartulikoori selle nimel, et me saaksime olla vaba Eesti riik. Eks ole, noh, täna enam me ei räägi kartulikoorte söömisest, aga võib-olla tuleb mingil hetkel olla valmis uuesti kartulikoori sööma natuke aega, sest et meil on üks suurem eesmärk. Ja see peaks tulema sealt hurdast? Võib-olla selle baasilt oleks vaja nüüd sõnastada just nimelt see uus. Kes me oleme siis vaimult suured, kuidas me seda mõistame, ja see peaks olla nii laiapõhjaline kui üldse võimalik. Eks ole, et seda ei tee ainult üks väike kildkond, aga kuidagi niimoodi sõnastatult, et kogu rahvas saab selle taha tulla. Ja selle tulemusena tegelikult meil on midagi, mille nimel. Unistamistalgud toimusid eelmisel aastal Eestis ja siin ka mõni partei on praegu nüüd öelnud, et hakkame jälle unistama. Et see sinu jutt natukene läheb vist sellesse samasse kasti, et peab hakkama unistama. Keegi ütles väga huvitavalt, ütles, et kui sa sihid kuud, siis üle aia saad ikka. Et selles mõttes ma ei arva, et peab nagu nende mõtetega nagu hulluks minema, aga kahtlemata nagu julgust mõelda kaugemale, julgust mõelda kastist välja. No ma olin väga vaimustatud ikkagi, ja ma olen aastaid olnud vaimustatud Postimehe nendest arvamusliidrite lõunatest, mis kord aastas toimuvad. Ma kuulan need iga aasta üle ja vahest mitu korda lausa, ja ma olin selle aasta ühest ettekandest ikka ka väga vaimustatud. Üks ettevõtja rääkis seal, milline võiks olla Eesti nagu selline Madi Berk. Tulevik just. Et selles plaanis, vot, niisuguseid inimesi oleks vaja nagu rohkem ja nende hääl oleks vaja, et see oleks kuuldavam, see oleks selgem ja et me saaks koonduda ka mingite asjade tegemise taha niimoodi, et midagi saab päriselt ka ära tehtud. Üks asi on unistada, aga teine asi on ka midagi päriselt ellu viia ja ära teha.